No nii, tõmbas tagasi, kallid vaatajad, vaatame järjekordset videot, milleks seekord on siis testi video. Olen endale siis poest leidnud mõned uued joogid ja täna hakkame neid testima ja hindama. Nii, meil on siin siis Tim Parki firmalt õunakirsi mahlajook. Siis on meil siit Tim Parki firma poolt õuna ja aprikoosi mahlajook. Siis on meil siin Tim Parki firma poolt valge viinamarja ja aloe vera mahlajook. Ning meil on siin ka Tim Parki firma poolt siis mango ja õuna apelsini mahlajook. Pudelid on siis meil siin 850 milliliitrised. Joogid on aastast siis 1936. Kõik on siin siis nagu näha vähese suhkruga, on peale kirjutatud. Ja mida siis need mahlakid meil ka sisaldavad? Nii, Tim Parki kirsiõuna mahlajook, siis valmistatud kontsentreeritud mahladest karboniseerimata. Nii, koostisosadeks on siis vesi, kontsentraadis valmistatud õunamahl, glükoosi, fruktoosi siirup ja või suhkur. Kontsentraatist valmistatud kirsimahl, mustsõstra ja roonia kontsentraat. Haapese regulaator, sidunhappe, lõhna ja maitseaine. Magusaine sukarloos. Olenevalt kasutatud koososadest. Nii. Olgu, ärme hakka neid tegelikult ette lugema, mida need joogid sisaldavad. Jooke on meil siis 4. Ja vaatame, kus siin on midagi huvitavat näiteks. No jah, ei midagi väga hästi ei ole. Aga jah, et Tim Park on siis see firma, kes siis neid jooke toodab. Meil on olemas siin ka väikesed pitsid, siis jookide testimise jooks. Võtame siit välja 4 pitsikest. Nagu te mäletate, siis me kasutasime neid siis ka, kui me tegime Fentimans jookidest teist testi. Nii, pisikesed 4 pitsikest, loome need siia maha. Ja kuna ma arvan, mis on kõige halvemad, mis on kõige paremad, siis alustame kõige halvematest. Nii, ühesõnaga, ma arvan, et see mango on kõige halvem, nii et seda paneme seda kõige esimeseks. Nii, peach võib halvem olla, nüüd siis kõige paremad ma arvan see õuna cherry oma ja teise kohal on siis valge viinamari ja aloe vera. Et alustame siis, esimesena me maitseme siis Tim Parki siis mango õuna apelsini mahlajooki. Teeme korgi lahti. Oppadi. Viskame korgi sinna. Võtame pitsi. Kallame pitsi. Ja võtame siis terviseks lonksu. Tegelikult see polegi üldse väga halb. Võtame veel ühe pitsi. Vau! Tõesti, ühesõnaga minu hinnangu kohaselt on siis see Tim Parki mango õuna apelsini mahlajook väga hea jook.
see maitseb väga hästi. Ja ma soovitan seda jooki kindlasti. Ma küll ei tea, kus pool seda otseselt leida võite, kuid üks pool, kus seda kindlasti võite leida, on siis Krossi toidukaupade pood. Ja tõesti, et üks firma, kes oskab tõesti häid jooke valmistada ja kindlasti ma vaatan lähemalt, et hakata kasutama nende jooke siis. Mida rohkemalt ma väga rääkida ei oska, ainult öelda nii palju, et nii, see jook mulle suht kindlasti maitseb. Ma arvasin küll, et kuna mul need mangod ja üks väga võib-olla maitsen nagu, et võib-olla need ei läheks kokku või et jook ei ole hea. Aga tegelikult see üllatas mind meeldivalt ja et üllatus oli tõesti suur. Nii et nii, see on vähemalt üks jook nende firmast, mis mulle tõesti väga meeldib. Nii. Nüüd järgmiseks joogiks, mida me proovime, on siis Team Parki õuna ja õuna aprikoosi siis mahlajook. Taaskord teeme korgi lahti. Oppadi, vähemalt see oli teinud väga midagi enam välja siit. Paneme korgi sinna ära. Võtame siis uue pitsi ja kallame. Muidugi veel nii palju ka, et siis see jook on meil siukest oranžikat värvi, näeb välja nagu oranžikas jook. Siis nüüd õuna ja aprikoosi jook näeb niisugune hele kollane välja, ma tean, hästi hele näeb välja. Ja kallame nüüd seda pitsi ja vaatame, kuidas meil siis see jook maitseb. Ja terviseks. Vau! Õun ja siis aprikoos lähevad ideaalselt kokku. Võtame siit ka veel ühe pitsitäie siis. Vau! Ka see jook on olnud ideaalselt hea. Küll on hea, et ma ostsin neid jooke poest, ma olen täitsa rahul ja meil on hea. Selle joogi koha pealt ma siis oskan nii palju öelda, et ka see jook on meeldivalt maitsev. Taaskord üllatas mind meeldivalt. Ta on niisugune meeldivalt hapukas ja maheda maitsega. Et ei ole liiga magus, ei ole liiga mõru, ei ole liiga happuga mitte, vaid meeldivalt mõnusalt hapukas ja see jook sobib täpselt sellistele inimestele, kellele meeldib väga magusad joogid. Ja taaskord ma annan, nagu see jook, seda jooki ma soovitan ka kindlalt. Ja taaskord neid jooke võite kindlasti leida arvatavasti ainult siis Krossi toidukaupade poest, aga võib-olla kusagil mujal. Seda ma rohkem mööda ei oska. Nii. Järgmine jook. Järgmiseks joogiks on meil siis valge viinamaari ja aloe vera mahlajook. Ja see on valget värvi, hästi valge nagu jook, et puhas nagu vesi võiks ka nii öelda, et hästi valge läbipaistev. Nii, teeme korgi lahti. Oppadi. Paneme korgi sinna ja võtame järgmise pitsi. Ja terviseks taaskord. Ka see jook on suurepärane. Soovitan kindlalt. Võtame veel ühe pitsi.
Perfecto. Selle joogi koha pealt oskan ma nii palju öelda, et ka see on väga meeldiv, väga hea jook. Üllatas mind taaskord väga meeldivalt ja positiivselt. Ta on ka niisugune mitte liiga magus, mitte liiga hapu. Ta on niisugune ka mõõtukalt keskmise maitsega, mis sobib taaskord ideaalselt sellesse inimestele, kellele meeldib väga magus jook. Ja niisugune spetsiifiline aloe vera maitse ka juures, et seda on ka väga hästi tunda, aga see ei ole halb maitse, see on ka väga hea maitse. Ma olen kunagi olnud ka teisi aloe vera jooke, aga see jook on ka ideaalselt hea. Ja taaskord ma annan omapoolse soovituse selle joogile, nii et soovitan taaskord ka seda jooki. Ja ongi käes aeg meie viimase joogile, milleks on õuna ja kirsi mahlajook. Kui nüüd vaadata kõiki neid teisi pudeleid, siis ma peaksin mainima, et tundub, et sellele Tim Parkile meeldivad väga õunad, sest kõik joogid seal on õunaga. Aga minugi poolest, sest kõik joogid on ideaalselt perfektselt head ja nagu näha, siis õun sobib kõikide teiste ainetega kokku. Teeme taaskord siis korgi lahti ettevaatlikult. Niimoodi. Ja noh, ka nende pudelite korki on väga lihtne ja mugav avada, ei ole mingisuguse probleeme. Võib-olla natukene valus, kui tõmmata näppudega seda metallosa. Aga kork ise on niisugust mõnusast pehmest materjalist, mis tuleb väga kergesti lahti, nii et ei tohiks olla mingisuguseid probleeme nende pudelikorkide avamisega. Ja võtame siis järgmise pitsi ja võtame ühe pitsutäie seda jooki. Ja terviseks! Ka see jook on ideaalselt, perfektselt hea. Ja nagu me võtnud kõikide teiste pudelitega, võtame selle pudelega veel ühe pitsi. Nii et 2 pitsi, perfektset jooki igast pudelist. Ka see jook on ideaalselt hea, perfektselt hea. Taaskord, nagu kõik teised pudelid, on ka see jook mind üllatanud positiivselt ja meeldivalt. Värvdes on ta niisugune hele või tuumedam punakas värv. Maitsed on ta ka väga hea, taaskord mitte liiga magus, mitte liiga hapu, niisugune ka keskmise maitsega. Väga hästi on tunda niisugust kirsimaitset ja ka sellel joogil on niisugune spetsiifiline maitse, või see on nagu barbarissi kommi või niisugune nagu kirsi mingi nagu jah, kirsi mingi spetsiifiline maitse nagu. Olen seda maitset kusagilt mujalt ka varem tundnud. Tundub, et võib öelda nagu barbarissi kommi maitse või kui keegi teab, mis maitsega on barbariss nagu. Et see jah, kirsi maitsega toodetakse spetsiifiline maitse võib siin olla nagu. Mis ka taaskord nagu teiste jookidega pole üldse halb, vaid ka väga positiivne, meeldivalt hea. Nii, et nagu kõikide teiste jookidega soovitan ma ka seda jooki teile kindlalt. Ja nüüd, kui aus olla, siis võib ka nii öelda, et minu jaoks on siis Tim Parki firma üks parimaid firmasid, kes oskab väga ideaalseid ja kvaliteetseid jooke toota. Ja oleks väga tore või kena, kui Tim Parki firma mind nüüd märkaks ja mul saadaks paar kasti neid jooke tasuta. Aga loodame, et nad võib-olla märkavad mind ja viial teada. Aga hästi, hakkame siis neid jooke ka hindama.
nii. Hästi, nii. Teamparki õunakirsi mahlajook. Hindeks 5. Soovitan soojalt. Mulle see väga meeldib. Kindlasti, kui ma neid jooke veel puhas näen, ostan ma vähemalt mõned joogid endale kokku. Võib-olla iga kord ostagi kõiki neid erinevaid jooke endale kokku, et need juua. Vabandust. Nii, ja kui ma nüüd pole räägin. Ja, et siis nii, seda jooki ma suldan kindlasti. Leiate siis koostöökaupade poest seda kindlalt. Aga võib-olla lusageb mujalt poest, seda ma kinnitada ei saa. Nii, järgmiseks joogiks siis Teamparki õuna aprikoosi mahlajook. Hindeks taaskord 5. Soovitan soojalt. Ja leiate selle siis koostöökaupade poest, võib-olla kusagilt mujalt. Mulle see väga meeldis ja kindlasti meeldib see ka teile. Järgmine jook. Teamparki valge viinamarja aloe vera mahlajook. Hindeks 5. Soovitan taaskord soojalt. Ja leiate selle taaskord siis koostöökaupade poest, võib-olla kusagilt mujalt. Seda ma kinnitada aga ei saa. Ja järgmiseks joogiks siis Teamparki mango õuna apelsini mahlajook. Hindeks 5. Ja soovitan taaskord soojalt. Ja taaskord leiate selle joogi siis kindlasti Krossi toidukaupade poest, aga võib-olla kusagilt mujalt, seda ma kinnitada ei saa. Ja nagu näha, siis kõik joogid saab minu poolt seekord 5 punkti, sellepärast et need kõik joogid mulle meeldisid. Ja võib öelda ka nii palju, et neid joogid meeldivad mulle palju rohkem kui Ventimatsi enda joogid. Välja on muidugi roosilimon, mis mulle väga meeldib. Aga üle paljud joogid, mis Ventimatsil olid minu jaoks natukene liiga hapud, liiga kanged, liiga mõrudad. Aga need Teamparki joogid on 100% minu poolt saanud hindeks 5, garantii, soovituse, heakskiidu ja kõik muu. Ja minu arvates on Teampark üks parimaid joogifirmasid, mis iganes riigist aga pärit ei ole, seda ma ei tea. Aga mulle nema joogid väga meeldivad, need on perfektsed, ideaalsed, matkale, koju, mänguritele, YouTuberitele, streamijatele, teleka taga istmiseks, kooli, tööle, igale poole. Neid jooke võib juua ükskõikjal, kus iganes teil seda ka vaja ei oleks. Või ei peaks minema juua vaja. Soovitan soojalt. Hinnad ei ole ka üldse väga kallid. Nende jookide hinnas on kõigest kuskil 90 senti pluss 10 senti, kuskil 1 euro umbes on siis pudeli hinnaks nagu. Et muidu 88 senti on jook ise pluss siis 10 senti on 98 senti nagu tegelikult. Et no ütleme, et 1 euro ümardatuna, et ainult üks pudel on 1 euro nagu ja no paar ütte saad ikka kokku, saad enda mõne joogi ikkagi lubada. Et jah, ja sellised siis olidki, ja selline oligi minu tänane video. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti palun tellige minu kanalit. Ja kui te palun videosid ja kui teile see video meeldis, siis palun like ja kommenteerige minu videosid. Ja kui te palun minu kanalit tellinud, siis kindlasti tellige minu kanalit. Jagage minu kanalit nagu seppele, tuttavatele ja paljudele teistele, et minu kanalit suusus vaatama, mis minu kanalil toimub. Ja muidugi saad oma analüüsi teha, siis ka see on võimalik. Analüüsi lingidest siit alt descriptionist. Kui te vaatate minu kasutada mida infot, mis on üleval paremat kätt kanalinugas, siis seal on minu PayPal nupp, kus saab samadega analüüsi teha. Analüüsi suus pole oluline. Igas on palju võimalik, kui mulle annetada soovib. Ja muidugi saate ka fännmeili. Fännmeili info on samuti all descriptionis olemas. Fännmeili alla kuuluvad kirjad, pildid, pagelused ja kõik muu, mida te saata soovite. Fännmeili on spetsial videos, milles on fännmeili üllatused. Ja kindlasti ainele
siis mul on su kanal vaatamise video, mida vaadata. Selleks on nägemist, mina olin Kunnelju ja kohtame pealselt taas. Ja kindlasti jooge siis Timbargi mahlajooke, soovitan soojalt hindeks 5, omapoolne garantii, et see meeldib, sobib kõigile. Ja nägemiseni.